tere! Tänane loeng räägib JavaScriptist. Ja kõigepealt võiks esiteks siis üldse küsimuse üles panna, et kas saaks äkki ilma. Et siis tõenäoliselt ilma ei saa juba sellepärast, et kasutajad lihtsalt seda nõuavad, et see teeb meie asja üldiselt ikkagi oluliselt mugavamaks. Aga siis järgmine küsimus võiks tekkida, et kas saaks siis kuidagi äkki võib-olla niimoodi läbi, et kui meil on mingisugune asi juba olemas, kus serveri pool HTML genereeritakse, näiteks nagu see leht siin on, et siis, et me kogu asju ümber ei tee, aga lisame JavaScripti siis ainult nii palju, et siis kasutajate nõuded ära oleks täidetud. Noh, siin näiteks, mismoodi siin see asi tehtud on, et need on kõik tavalised lingid, kuhu peale klikkida, siis tehakse serveri poole päring ja laetakse kõik uuesti. Need siin samamoodi, aga näiteks need miinused ja asjad siin siis avavad juba olemasolevat materjali ja serveri poole päringuid ei tehta. No, see on üks ilmeks näide ehk selle kohta, et see lähenemine eriti hea lähenemine ei ole. Ja et milles siin üks suur probleem on see, et meil on siin kahte liiki olekut. Et üks asi on see olek siin nüüd, et kui ma näiteks selle plussi peale klikkisin, see siit nüüd lahti tuli, ja nüüd kui ma kuskile mingisuguse muu koha peale lähen, siis kui kõik uuesti laetakse, on mul see olek siit kadunud. Ja lisaks on tõenäoliselt natuke olekut meil seal serveri pool. Et see lugu teeb nüüd asjad siin üsna tüütuks, et see kahel pool selle oleku haldamine. Ja noh, siin hakkab veel eriliselt tekkima asju, et kui siin nüüd tahaks mingisuguse asja võtta kuskil teises tab'is lahti, siis noh, nüüd nad on selle enam-vähem suutnud ära lappida, aga ennem oli see päris õudne, mis siis juhtuma hakkas, aga et siin mitmes tab'is töötada normaalselt ei saa siiamaani. Et seega sihukest hübriidi kindlasti ei soovitaks, et pigem teha asi täielikult JavaScripti peale ümber ja sellest peaks see loeng siis täna rääkima, et mismoodi täielikult JavaScriptis tegemine rakendus käib. Me räägime siin täna mõnedest JavaScripti raamistikest. Kes on JavaScripti ainet võtnud, siis tema jaoks need asjad on juba siin enamuses teada, aga võib-olla on siis mõned asjad, mis on natukene teises valguses. Aga kas meil üldse on mingisugust raamistikku vaja, et algaks võib-olla sellest, et mida see raamistik meile siin annab. Kõigepealt need baasasjad meelde tuletada üldse, et mis meil seal brauseris toimub, et see skeem käis niimoodi, et kui me loeme HTML-i brauserisse, siis selle HTML-i põhjal ju lõppkokkuvõttes joonistatakse meile pilt, kuidas asjad välja näevad, kus on mingid tekstid, kus on mingid nupud ja nii edasi, ja see kõik on kirjeldatud selles HTML-is. Aga HTML-i põhjal otse seda pilti ei joonistata, vaid siin vahepeal kõigepealt seal tõlgendatakse niisuguseks DOM-iks või objektide puuks. Noh, HTML ju kujutab ka puustruktuuriga asja, siis selle igasuguste tagide põhjal tehakse niisugused DOM-i node'id või sõlmed ja siis niisugune objektide puu. Ja siis see pilt joonistatakse selle objektide puu pealt, mitte otse HTML-i pealt, et siin on niisugune vahekuju. Ja see on standardiseeritud vahekuju, et on täpselt teada, missugune üks niisugune sõlm peab olema, mis atribuudid sellel objektil on ja mis meetodid. Nii, ja kui meil on niisugune skeem, siis teoreetiliselt meil seda HTML-i ei ole sinna üldse vajagi ju. Et see pilt joonistatakse selle mudeli põhjal. Aga kus me selle mudeli saame, kas me laseme talle HTML-ist, genereeritakse meile see mudel HTML-i põhjal või me teeme ise seda kuidagi programmselt, siis see teeb ühe ja sama asja välja.
ja see ongi see peamine skeem, et kuidas me JavaScriptist midagi toimetame, et me toimetame selle mudeliga. Kaks võimalust siis, et kas me teeme selle mudeli täiesti otsast peale või me kasutame ka HTML-i, et meil joonistatakse mingisugune mudel valmis ja siis me lähme seda mudelit seal muutma. Noh, siin on nüüd üks näide sellest, et kuidas ma selle mudeli teeksin siis päris algusest peale. Noh, et meie rakendus on siis hästi lihtsakene, ta peaks lihtsalt meile hello kuvama ja et ma võin siis selle hello kirjutada kuskile HTML-i, aga ma võin selle DOM-i ja selle mudeli joonistada täielikult ise. No ja siin on näide siis. Meil on olemas siukene objekt kasutada, JavaScriptis brauseris on see juba olemas. Create element ehk sinna DOM-i teeme ühest sõlme, paneme talle inner teksti sisse, seesama hello, siis meil on p-tag või see paragrahvi tag. Ja nüüd, kui see on tehtud, see node valmis, siis riputan ta sinna meie body külge. See body on seal ka siis juba alguses juba brauseri poolt olemas. No ja niimoodi ma võiks seda siis teha kui tahes keerulise asja kokku joonistada. Praegu joonistasime sinna ühe tagi ainult, aga võiksime sinna siis kogu suure pildi joonistada ja siin on meil täielikult vabad käed, mida me sinna joonistame, kõik on meie kontrolli all. Aga iseenesest üldiselt see võib-olla väga hea mõte ei ole, et me hakkame kõiki asju nüüd niimoodi päris koodis tegema. Et kui me võtame siis sellise puhul, see on juba üsna mitu rida koodi. Ja kui me peaksime nüüd sellise asja, see on näitena toodud, siis tänane loeng räägime selle näite põhjal üks lihtne rakendus, to-do list, kuhu ma saan siia kirjutada ja siia tuleb siis uusi asju, mida parasjagu ära teha. Siit saan neid kustutada ja tehtuks märkida. No, kui ma tahaksin nüüd seda asja teha. No siin on juba üsna mitu tag'i ja selgelt, et sellisel viisil seda nüüd siis nagu kokku ehitama hakata oleks üsna tüütu. Et palju lihtsam on see HTML-is lasta valmis joonistada, et see DOM meie eest joonistatakse mingi osa ära ja siis me saame panna sinna oma muudatusi juurde lihtsalt. No ja võtaks ühe näite ka, et teil on nüüd harjutustunni materjalidest siin see sama näide olemas. See on mul siin lahti, see fail siit, et siis siit projektist samples katalog ja vaatame selle siis. Siin on nüüd HTML-ina kirja pandud see asi. Ja kui me selle nüüd siit avame, siis ta joonistab selle sama pildi täpselt, mis meil siin oli. Aga siia on nüüd natukene loogikat ka juurde pandud, et kui ma siia midagi kirjutan, siis kirjutab ta siia sisse midagi. Nii, et mis ma siis olen teinud? Enamus on siin puhas HTML, siin ei ole mitte midagi JavaScriptiga pistmist. JavaScript on ainult siin sees nüüd siis. Ja siin teda ka eriti palju ei ole, et kui meil siukest lihtsat asja on vaja teha, et meil on vaja siit kuskilt mingit teksti muuta, ja siis selle jaoks mingisugust raamistikku meil tõenäoliselt vaja ei ole. Vaatame kohe siia sisse. Noh, üsna minimaalne kood. Meil on siis vaja sealt üles leida olulised elemendid. Mis on olulised elemendid? Nupp. Mis juhtub, kui nupu peale vajutatakse? Kast. Kasti sees oli see info, mis tuleb siia kirjutada. Ja see koht kuidagi ära märgistada, et kuhu midagi kirjutada. No ja need kohad on siis mul ID-d kõigile elementidele pandud. Nendele nupul on ID sisestuskastil ja sellel spannil, kuhu vahele ma mingit teksti kirjutan. Ja panengi nupule lihtsalt külge siis funktsionaalsuse või käitumise, et selle spanni tekstiks kirjutada kastis olev value ja kastis olev value puhtaks teha. Noh, et saaks väga sellise asjadega küll ei oleks mingit raamistikku vaja. Aga
kus läheb nüüd asi keeruliseks või keerulisemaks, on siis, kui ma tahaksin reaalselt neid siia nüüd juurde panna. Et siis see enam niivõrd mugav ei ole, et nüüd mis ma pean tegema, et ma pean täiesti uue selle rea joonistama. Ja see rida ei koosne mul siin nagu ühest node'ist või ühest tag'ist, nagu selle hello puhul oli, vaid siin on üsna mitu. No vaatame, mis meil seal kõik on. Kus meil rida on, siin on üks rida. Noh, siin on üks lead tag, selle sees on veel span, selle sees on veel div, veel span, kõik atribuudid peal, et noh, see tuleb täiesti arvestatav hulk koodi nüüd. Ja seda, siit on nagu suhteliselt hea seda lugeda, aga kui meil see nagu koodina on kirjutatud, siis see on nagu üsna ebameeldiv lugeda. Et selliselt, kui meil on vaja sealt DOM-is mingisuguseid asju juurde teha, siis see tõenäoliselt käsitsi tegemine ei ole eriti hea mõte. JavaScripti raamistikud peaks nüüd meil seda olukorda lihtsamaks tegema siis rohkemal või vähemal määral. Neid on väga suur hulk, aga nimetaksin siin 3 peamist, need on ehk kõige tuntumad. Angular, see on nüüd selline, et sellest me siin eriti palju rääkida ei jõuaks, see on üsna niisugune suur ja kompleksne asi. Vue teiselt poolt on niisugune üsna lihtne ehk algaja jaoks, sellest ma natukene siin räägin, aga põhjalikumalt räägiks võib-olla Reactist. React on ka küllaltki lihtne, millest alustada. Aga Reacti puhul on natukene see asi, et temaga on see võimalus, et temast võib jääda natukene vale arusaamine. Ja siit lähekski kohe selle peale kõigepealt, et mis see arusaamine on või miks see Reacti või Vue puhul peaks siis kuidagi erinema, siis tuleks selle raamistiku termini juurde. Mis asi see raamistik üldse niisugune on? No, raamistiku puhul ega see definitsioon nii ülearu täpne ei ole, aga et see ei ole nii üheselt määratud, et ta just alati nii on. Aga peamised 2 asja, mida siin arvestatakse, on ehk see inversion of control, mis tähendab siis seda, et kontroll ei ole mitte meie käes, et see õigetpidi kontroll on näiteks nii, kui ma kasutan mingit teeki, ütleme näiteks object mapperit. Mul on vaja mingisugune objekt teha JSON-iks stringi kujule, ja mina otsustan, millal ma selle object mapperi loon või millal ma tema poole pöördun, et ta mulle midagi teeks. Aga see inversion või teistpidi keeramine siis tähendab seda, et minu käest võetakse see otsustamine ära ja raamistik otsustab üldse, millal minule sõnaõigust anda. Noh, see näide võiks olla näiteks Spring MVC. Et käima ei pane ma mitte enda koodi, vaid käima läheb see dispatcher servlet. Ja dispatcher servlet hakkab otsustama, kas minu koodile üldse millalgi sõnaõigust anda. Et see asi on nii-öelda ümber pööratud siis. See on üks asi, mis on siin nende raamistike puhul ka niimoodi, rohkemal või vähemal määral siis. Ja teine pool on siis suur oluline osa veel, et tehakse ära hulk arhitektuurilisi otsuseid. Et kui meil mingit reeglistikku ees ei ole, no eks me siis teeme nii, nagu meil parasjagu pähe tuleb. Aga enamasti see ei ole väga hea mõte, et meil mingisugust juhendit ees ei ole, et üldjuhul need inimesed, kes need raamistikud teinud on targemad inimesed ja need, mis nemad on välja mõelnud, on seda mõttekas jälgida. Ja võt, siin on nüüd selle Vue ja Reacti vahe natuke. Et Vue puhul tuleb oluliselt selgemalt välja, mis on see, kuidas see raamistik ette kirjutab, kuidas me neid asju peaksime tegema. Reacti puhul on see oluliselt vähem selline.
ja vot seal on nüüd rohkem vaja endal tööd teha, et see raamistik meid nii väga ei juhi õiges suunas. Kõigepealt mõni sõna ehk sellest view'st ja üks näide siis, et illustreerimaks, et see tõepoolest väga algaja ja sõbralik rakendus on. Esiteks, mida ta siis selle raamistiku poole pealt teeb, mida ta arhitektuuriliselt meile ette kirjutab, et ta eraldab selgelt koodi ja mallid. No nagu veebitehnoloogiates oli ka meil niisugune nõue, et peaks kood ja mallid eraldatud olema, siis siin on see väga selgelt neid asju eristatakse. Ja HTML-il põhinev mallikeel, et see peaks ka tuttav olema, selleni kohe jõuame. Ja veel väga mugav, et selle puhul ei ole meil vaja mingisuguseid erilisi tööriistu, me saame õige lihtsalt selle rakendusega alustada. Mis asi see pild või ehitamine on, et sellest me räägime natuke lõpupoole hiljem, aga esialgu lihtsalt, et üldiselt JavaScripti asjadega, JavaScripti arendus on tänapäeval nii palju erinevaid tööriistasid nõuab. Et siis see, et me saame ilma ühegi tööriistata läbi, et see on küll väga suur pluss. Ja meil ei pea isegi olema seda raamistikku endale alla laadida, me saame kuskile veebis viidata, Content Delivery Network on see CDN, ja sealt viitame kuskile välisele veebis asuvale teegile, selle laetakse sisse ja kogu lugu. No mis see tähendab, see mallil põhinev keel? Et see on siis selline mõte, et HTML-i on tehtud mõned lisaatribuudid. See peaks nüüd tuttav tunduma, ehk meil oli see veebitehnoloogiates oli ka niisugune mallikeel. Et siis muidu on puhas HTML, aga siin olid mõned sellised atribuudid, mis midagi tähendasid. Näiteks seda, et tr tag'i tuleb korrata siis nii palju, kui meil neid person objekte parasjagu on, ja siia läheb siis siia esimesse selli läheb eesnimi ja siia perekonnanimi siis. Et see raamistik oli just nimelt inspireeritud mitte küll Vue'st, aga Vue eellasest. Angulari esimene põlvkond oli minu teada see, kes esimesena niisuguse mõttega välja tuli. Ja ülimalt geniaalne mõte vähemalt minu arvates. Nii, ja mis see siis tähendab, et mis see annab, on, et minu mall näeb võimalikult HTML-i moodi välja. Ja siin on siis lihtsalt, kui on mingisugust asja tuleb korrata, siis on see for atribuut siin. Ja siin, kui mingi tekst tuleb, siis selle itemi tekst, ja kui on mingi klikk vaja kuskil mingi nupule mingi käitumine külge panna, siis panen lihtsalt sellise atribuudi siia peale, et näed, nüüd läheb käima niisugune funktsioon. Ja niisugune funktsioon on kirjutatud siis siin minu eraldi koodis ja samamoodi, mis asi see items on, mida siin nüüd üle käiakse, on jälle kirjutatud siin koodis. Et selge eristus nüüd, see on mall, mallist viidatakse koodis olevatele asjadele, näiteks nagu see items või see siin, aga see kood on nüüd täiesti eraldi pandud. Ja see on siis see koodi pool, ehk siin failis asev asi siis asub, on siin näide. Ja mis siin on, see on siis nagu see Vue kirjutab ette, et näed, niisugune objekt tuleb teha ja siin on siis meil sees mingisuguseid asju. Mis meil oli seal? Kaks asja. Üks oli see items list, mida me üle käisime. See on siin siis mingisugused itemid on siin sees JavaScripti objektid tavaliselt. Ja siis seal olid meetodid, näiteks add new item. Ja see on nüüd puhas JavaScripti kood. Teeme ühe uue objekti ja anname talle siis mingisugused näidisandmed siia sisse. Niimoodi siis. Ja mis asi see siin on? See on siis see, et kuhu kohta see rakendus nüüd riputatakse. Et kui me siit nüüd tagasi vaatame, siin on pandud, et selle divile on pandud ID nimega äpp. Et ma võin
selle view panna selliselt, et ta ei ole mul terve lehega seotud, vaid ta on mingi osaga. No siin paistab, et see div on siin otse body sees, et ma olen tervele lehele selle view külge pannud. Ja enamasti seda nii ka tehakse, aga ma seda tingimata nii ei pea tegema, ma võin ainult otsustada, et näiteks mul on kuskil üks mingisugune väike osa ja see on siis selle view kontrolli all. Et kui ma kuskile nüüd siukse ID panen ja siis selle elemendi sees on mingid siuksed view'le mõeldud spetsiaalatribuudid, siis ta need tööle nüüd panebki. Et kui see oleks siit, see fore'i tõstaks siia body peale, siis seda ignoreeritakse, kuna see ID on ainult räägitud siit seest olevate asjade kohta käib. No ja siin on öeldud see oli meil selektor, mis rääkis ju ID-st. Nii, vaataks ühte näidet ka selle kohta, siis lähemalt, nii et see näide on jälle siinsamas. Alustame sellest HTML-ist. Siin on see, mis seal ennemgi enam-vähem näha oli, meie to-do list, alustame sellest, et paneme selle käima. Siis see teeb nüüd rohkemat, et ma saan siit midagi ära kustutada, või midagi tehtuks märkida, või midagi lisada siia ka selliselt. Ja vaatame, mis seal sees nüüd on. Nii, siin on meil mingisugust, esiteks on meil üks for loop siis tehtud, käiakse üle itemite ja vaatame, mis asjad need itemid nüüd on. Kood on meil siin siis, siit vaatame, siit navigeerime sinna sisse. Itemid on täiesti tavalised JavaScripti objektid. JavaScriptis sai literaalilt objekti kirjutada, meil klassi vaja ei olegi, siit algab uus objekt, tal on siis ID, tekst ja üks done lipuke ka veel. Need on siis tavalised JavaScripti objektid. Siis see for loop käib üle kõigi nende ja kogu see asi joonistatakse nüüd siis iga elemendi kohta. Noh, siin on meil siis pannakse talle see class attribute siia peale selle ternariga, et kui selle itemi done lipuke on true, siis tuleks meile see CSS klass panna, muidu on tühi. Siin on lihtsalt see itemi tekst ja siis on pandud ka veel mõninga hulk koodi siin käima, et viide siis, et kui ma nüüd vajutan selle linnukese peale siin, siis läheb see käima. Ja kui ma vajutan selle peale, siis läheb see käima. Kus need on defineeritud? Need on defineeritud siin. See markas done näiteks. Ja vaat, mis siin on nüüd nagu see kõige suurem võit siin ehk on nüüd jälle samamoodi, et kui ma midagi siin koodis toimetan, siis mina ei pea mõtlema selle peale, et kuidas ekraani peal neid asju joonistatakse. See joonistamine tehakse ära siiski ühe korraga. Ja siis siin nüüd mina markastan, mis ta siin teeb. Käin selle map'i läbi ehk selle siin või selle listi läbi. Vaatan, et kui see ID kattub, siis selle done attribuudi märgin true'ks ehk selle siin siis. Ja see on see kogu loogika. Otsib üles siit sellele ID-le vastava asja ja määrab talle see attribuudi true'ks. Ja see kood ei mõtle selle peale, et kuidas reaalselt nüüd siin see mingisugune joonistamine siin käib, kuidas see joon siit läbi tõmmatakse või kuidas selle peale ta üldse tellega ei tegele. Ja see on, raamistik võtab selle vastutuse täielikult enda peale. Ta jälgib, mis siin itemsite sees on ja vastavalt sellele need asjad sinna joonistatakse. See on nagu väga suur asi edasi selles mõttes, et ma ei pea üldse mõtlema, ma ühe korra joonistan siin, panen selle asja ka paika, kuidas need joonistamised käivad ja edaspidi kõik toimingud käivad siis puhtalt JavaScripti pealt ja see DOM on üldse täielikult siis nii-öelda välja taandutud minu tegevustelt ja ma ei pea selle peale sel hetkel mõtlema, et kui ma siin otsustan, et mida see kood täpselt tegema peab. See oli siis ehk see
pisike näide selle kohta, et iseenesest suhteliselt lihtne võiks sellega alustada olla, et kui see esmane peamine asi siit üle saada, et kuidas see loogika toimib, missuguseid neid asju ma siia kirjutada ma pean, näiteks see for või see on click või midagi siukest. Neid mul eriti palju ei ole, mõned on, if ka veel ja nii edasi, aga neid palju ei ole. Kui see asi on nagu selgeks tehtud, siis ülejäänud kogu lugu taandub mul selle koodi kirjutamisele, mis on nagu puhas JavaScript ja ma selle raamistikule nii väga enam mõtlema ei peagi. Natuke sellest töö põhimõttest ka, et üsna geniaalne mõte ja hästi lihtne iseenesest. Mismoodi see siis toimub, et mul on vaja siin kuskil laadida üles sisse see raamistik ise, see kood. Noh, ja selle ma panen siia üles kuskile, et lae sisse. Ja näha on, et see laetakse üldse kuskilt mujalt. Kui me siit vaatame, kus meil see on siin, see asub siis kuskilt siit välise aadressi pealt, see nüüd siin laetakse, et ma ei pea ise siis seda kuskil oma koodiga üldse segaminigi panema. Nii, mis siis toimub? Selle peale muud midagi ei tehta, kui see raamistik on mul sisse laetud ja nüüd mul on seda võimalik kasutada. Siit edasi tuleb HTML. See on puhas HTML ja kui brauser seda loeb, siis ta näebki, et see on nagu HTML. Ja tema hakkab selle peale rahulikult tommi joonistama. Ja ühesõnaga, et seda kõigepealt tommi tehakse need sõlmed ja siis pärast siit selle põhjalt hakatakse kohe ka pilti välja joonistama. Ja kõiki neid asju ta tunneb, ta teab, mis asi on UL, ta teab, mis asi on class ja nii edasi, nendega ta oskab toimetada. Aga kui ta jõuab selle juurde siin, mis asi see web4 on, siis sellest ta ei tea mitte midagi, mis asi see on. Aga kuna see on vähemalt standardile vastaval kujul, siis ta selle peale mingit viga ei tee, ta vaatab, ahah, liil on mingi klassi atribuut, seda ma tean, mis see on, ja siis on mingi web4 atribuut. No ma ei tea, mis see on, aga see läheb lihtsalt tommi kirja, et näed, siukene atribuut oli ja brauser sellega rohkem midagi teha ei oska. No siit leidakse mingi siukene asi. No brauser tõlgendab seda kui täiesti tavalist teksti, sellega ta ei tee mitte midagi. Nii, ja kui see tom on siis nüüd brauseri poolt lastud valmis joonistada ja nüüd kui see kood läheb käima ja kui siin tehakse siis nüüd see asi siin, see view objekt siin ja öeldakse, et see tuleb nüüd sinna külge riputada, mis see siis tähendab. Siis otsitakse sealt, kui see kood nüüd käima läheb, selle objekti loomisega läheb siis mingi kood käima, kes otsib siis üles meie tommist siukse elemendi, kellel on selline ID küljes ja hakkab seda tommi siis nüüd läbi käima ja vaatama, kas seal on midagi, mis on selle view'le mõeldud. No jõuab näiteks selle UL tag'ini, siit ei leia midagi, mis talle on mõeldud, jõuab selle liini. Vaatame, ahah, siin on siuke atribuut. No mis sellega siis teha? Siit vaatab, mis see avaldis siin on. See avaldis on siis, et nii palju tuleb teha neid, kui palju neid itemeid on. No itemid olid tal seal koodis defineeritud, ta teab, palju neid on. Ja järelikult seda tommi node'i siis ta lihtsalt duplitseerib nii palju, kui neid itemid seal on. Et küllaltki lihtne asi, et sellest primitiivse versiooni kirjutaks ise ka nädalaga ehk valmis. Et selles mõttes lihtsalt suurepärane idee. React. Tema on nüüd üsna teistsugune esmapilgul. Ja ta esmapilgul on üldse siukene nagu väga selle moodi, mis me käsitsi HTML-i teeksime. Et siin ka tema on vaja mingi teek sisse laadida, siin on ka see teek laetud kuskilt välisaadressi pealt. Siin on meil ka üks ID vaja määrata, samamoodi nagu selle view puhul oli, kuhu kohta me selle Reacti rakenduse riputame. Ja siis siin on nagu, et ma hakkan neid nõude ise tegema siis nüüd, või sõlmesid. Mul oli vaja siis, kui mul olid need lead ja UL elemendid,
siis alustame kõigepealt, et ma teen selle li elemendi, create element, väga samamoodi nagu ma neid käsitsi teeksin otse JavaScriptis, li tüüpi element, atribuute ei ole, see on tühi ja siis sisuks on item 1. Ja see omakorda peab olema UL tag'i sees, siis teeme UL tag'i, atribuute ei ole ja sisuks on see li, mis me siin just eelmise rea peal tegime. Nüüd ja kogu asja tahaksime siis riputada siia vahele nüüd need asjad, siis ütlengi siit, et see ei ole nüüd Reactiga seotud, see on see tavaline JavaScripti osa, et riputa see nüüd siis siia, see UL tag nüüd siis selle siia kohta, mis sa siit üles nüüd leidsid, ehk siis siia. Niimoodi. Ja siit nüüd esimese hooga nüüd tekib üldse natukene küsimus, et mis see React meile sellisel kujul nüüd andis. Et ma oleks võinud ju sama hästi neid asju käsitsi teha, et ta siin nagu eriti midagi meile nagu esimese hooga tundub, et ei annagi. Aga liigume natuke edasi. Esimene asi on see, et mis meil siin, et kui me siukest asja, et Reactil on muidugi natukene rohkemat, aga kui me ütleme, et ma seda rohkemat ei kasutaks, et ma kasutaks ainult siukest asja, siis juba ta pakuks meile tegelikult natukene mingisugust asju, ehk jõudluse poolest peaks ta, vähemalt ta lubab, et ta teeb asju paremini, kui et ma neid asju käsitsi teeksin. Ja räägiksime sellest, mis see siis nagu tähendab. Nii. Siin nüüd seesama rakendus on ees ja mõtleksime nüüd siiamaani kogu need muudatused, mis need näited olid, tehti mälus. Et kui siia nüüd mingisugust uut elementi lisati või midagi ära kustutati, siis tagarakenduse poole ei pöördutud. Ma mõtleks nüüd selle peale, et kui meil on tagarakendus ka mängus, mismoodi see asi siis võiks toimuda. Esimene võib-olla siuke naiivne mõte oleks see, või vähemalt, alustame kõigepealt sellest, mis peaks toimuma kindlasti. Meil peab 2 asja toimuma. Kui ma siia midagi ütleme, et vajutan selle kustutamise selle peale, peab toimuma, mulle selgelt tuleb ju saata tagarakendusse ka teade, et see item tuleb nüüd ära kustutada. Et see, et kui ta mul siin kasutajaliideses ära kustub ja backend sellest midagi ei tea, siis see väga hästi ei toimi meil. Et siis järelikult 2 asja. Backendile teada anda ja ekraani pealt ära kustutada. Ja üks mõte oleks siis, kuidas seda asja võiks teha niimoodi, et teen siis täpselt 2 operatsiooni. Et kõigepealt saadan siis päringu ajaksiga sinna tagarakendusele, et see item tuleb nüüd ära kustutada. Pluss teen siis siin JavaScripti poole peal muudatuse, et ta siit ekraani pealt nüüd ära kustutada. Mõningatel juhtudel see võib-olla nagu töötaks, aga iseenesest ei ole see eriti hea mõte, et me neid asju niimoodi teeksime. Siin on nagu väga suur oht, et mingisugusel hetkel need asjad lähevad omavahel süngist välja nüüd, et ekraani peal on meil üks pilt ja tagarakenduses on teine pilt. Et kui meil kuskil mingisuguseid vigu on, siis on võimalik, et need asjad niimoodi juhtuvad. Või ka veel võib juhtuda ju see, et keegi teine selle tagarakendusega samal ajal töötab, et siis on see oht veel suurem, et meil siin nüüd erinev pilt on sellest, mis seal tagarakenduses on. Ja kuidas seda asja siis nüüd paremini teha, et lihtsamini teha, on siis nii, et see kood peab mul niikuinii olema ju, et mis selle pildi nagu joonistab, kui rakendus käima läheb, esimene asi ta teeb siis päringu tagarakendusele, küsib, palju mul neid itemid on, et missugused need don'id on ja tuleb JSON-i kujul meil see itemite list. Niimoodi. Ja siis selle peale joonistatakse meile see pilt nüüd valmis. See kood on meil niikuinii olemas ja see peab meil toimima, et me ilma selleta ei saa kuidagi. Ja nüüd võt siin, kui me nüüd edasi hakkame toimetama, näiteks selle ära kustutamine siit, või selle tehtuks märkimine või selle ära kustutamine, siis mul tegelikult seda vaatega seotud koodi uut ei olekski vaja. Mul piisab sellest, et kui ma saadan tagarakendusse päringu, et see item tuleb ära kustutada.
ja teen siis kohe uue päringu, et mis nüüd uus seis on. Ja siis tuleb ka uus seis tuleb, et seda itemit enam ei ole ja ma saan nüüd käima panna uuesti selle koodi, mis joonistab mulle kogu selle sisu siit. Ja kui selle sisu joonistamine käib nii väga ruttu, siis põhimõtteliselt mul ei olegi mingit põhjust eraldi minna nagu iga operatsiooni jaoks teha mingisugust eraldi loogikat, et kuidas ma seda ühte elementi siin lähen muutma või midagi sellist, et seda DOM-ist seda node'i sealt välja otsima. Et ma lihtsalt kogu aeg loen sisse selle pildi, mida tagarakendus ütleb, et see konkreetne seis on ja seega läheb mul koodi vähemaks, võimalusi on vähem ja seega, et nagu siis nii-öelda selles reageerivuses ma praktiliselt ei kaota. Aga seda nüüd siis, et teoreetiline võimalus on siin nagu kaotada, kui me räägime nüüd niisugusest väiksest rakendusest, siis see joonistamine on nii kiire tegevus, et me nagu eriti seda tähele ei panegi, et siin midagi joonistamine toimub. Aga iseenesest see on JavaScriptis nüüd just nimelt kõige suurem osa, et reaalselt selle pildi joonistamine ka. Et üks asi on see, et see DOM-is tehakse mingisuguseid muudatusi. DOM-i node'ide tegemine on ju lihtsalt mälus objektide tegemine. See on hästi odav tegevus. Aga reaalselt, et see pilt siia välja joonistatakse, keegi peab need pikslid siia joonistama ja need pikslid ja need pikslid ja kõik välja arvutama, kus need paiknevad ja nii edasi. See on nüüd oluliselt kallim tegevus. Et kui ma joonistan seda, kui mul need 3 itemit on või 10 itemit on, siis see käib nii kiiresti. Aga kui mul läheb need asjad nüüd sadadesse ja siin on hästi palju mingeid pildikesi ja asju siin veel iga rea peal, et võt siis see asi võib meil hakata juba aeglasemaks minema. Ja võt siis on nüüd see teema, et kas me ikkagi tahaksime selle asja kogu aeg kõik uuesti joonistada, et äkki saaks kuidagi targemini seda asja teha. Ja võt siin nüüd React ja mitte ainult React, vaid ka need teised rakendused, nad siis üritavad meil seda asja nüüd niimoodi teha, et saavutada just nimelt seda, et kui midagi on juba olemas, et siis seda mitte uuesti üle joonistada. Et kui andmed muutuvad, tagarakendusest tulevad uued andmed, näiteks tuleb nüüd siis, meil on praegu, ütleme siis, kustutame ära selle number 3. Praegu on meil see pilt ees, ma kustutan ära number 3 ja tagarakendusest tehakse uus päring ja tuleb nüüd tagasi ainult list 2 itemist. Siis üks võimalus on, et tuleb hakata me kõik need 2 itemit täiesti otsast peale uuesti joonistama. Teine võimalus on, et me hakkame kontrollima, et äkki meil on olemas juba siin ekraani peal midagi. Ja nii, selge, näed 2 itemit on olemas, mis me ikka uuesti joonistame. Nii, kolmandat ei ole, ahah, ma hoopis kustutan selle ära. Et ta pigem teeb niimoodi, et ta vaatab vastavalt andmetele, et missugused toimingud tuleb teha ja teeb meie eest just nimelt selle vastiku nokkimise ära sealt, et kus midagi muudetakse. See on meie eest kuskil ära peidetud, et me ise ei pea sellega tegelema, et ma lähen mingisugust elementi sealt ära otsima, vaid see on siis meie eest ära peidetud. Just nimelt see optimeerimine siis. Ja mõõdaks nüüd natukene, et palju see siis nüüd paremaks teeb, et seda nad reklaamivad, et näed, meil on niisugune asi, aga et kas meil on see siis nüüd oluline, on see kasulik ka või? Et siin on siis mõned näited nüüd. Ja alustame sellest Vanillast siis, et kõigepealt, et meil oleks mille vastu üldse võrrelda, et kui kiire see asi on, võtame siis siukse asja, mis on tehtud nüüd täielikult puhta JavaScriptiga ilma igasuguseid raamistikke kasutamata. Nii, mis meil siin siis nüüd on? Siin on nüüd, paneme selle käima kõigepealt, see joonistatakse meil 10 itemit, nendega on võimalik siin toimetada, neid kustutada ja nii edasi. Nii, kuidas see siis nüüd tehtud on? See on siis tehtud selle samal põhimõttel, et
et kui midagi muudetakse, kõik muutused toimuvad, siin on meil üks list items, no meil see, mul on siin, kus mul see itemite tegemine on. Itemite tegemine on siin, et sinna lihtsalt pannakse sisse need tuttavad asjad, mis meil seal ennem ka olid. Üks objekt, ID, tekst ja siis see done lepuke sinna. Ja need lähevad siis siia listi. Ja nüüd see build tree ehitab kogu selle DOM-i need node'id nüüd siin items siis olevate listis olevate itemite pealt. Nii vaatame sinna sisse ka, mis seal siis on. Ja siin algab siis täitsa otsast pihta. Meil algab kõigepealt UL-i tag'id need on, teeme siis ühe UL-i, paneme need atribuudid juurde, tal oli class ja ID ja siis käime neid itemid üle ja iga itemi kohta ka. Ja siis on meil veel siin need nupud küljes, siis nuppude callback'id paneme sinna ka külge ja kõik asi ehitatakse täiesti otsast peale nüüd. Ja kui mul siin mingisuguseid muudatusi nüüd on, siis vaatame, kus meil on siin mingi muudatus. Siis on siin see sama loogika, nagu me ennem vaatasime selle view koodi puhul. Et see on ka siis nagu natukene niisugune raamistiku moodi lahendus siin, et kui ma midagi nüüd toimetama hakkan, siin märgin midagi tehtuks, siis seda tehtuks ei hakka ma siia DOM-i ise käsitsi kirjutama, vaid mina lihtsalt ütlen, et markas done on true ja mina muudan seda itemite listi ainult siin ja kogu lugu. Ja kui ta me teen, siis edasi ütlen update. Ja mis update teeb, ehitab siis uue puu nende itemite pealt ja paneb selle siia külge, siia selle vana asemele, siis asendab ära siin DOM-is selle. Et seega see build tree on täpselt ainult üks kord kirjutatud ja kui siin on vaja mingeid muudatusi teha, siis ma ei lähe käsitsi neid muudatusi sinna tegema, vaid ma lihtsalt kogu aeg ehitan selle loo uuesti algusest peale valmis. Niimoodi. Ja palju see asi mul siis nüüd aega võtab? No, paneme siit, siin on nagu see aja mõõtmine ka siia juurde pandud. Teeme selle siit puhtaks. Et mis ma siia siis vaatame, palju võtab aega siis selle märke tegemine. 0,2, kustutamine, 0,3, noh see on siin nüüd juhusega ka, palju ta tuleb, nüüd ta võttis 0,2, et tundub üldiselt on see 0,2 see number, mis siit käib. Ja üsna loogiline, et nad kõik on ühesugused, siis alati tehakse täpselt sama palju tööd. Joonistatakse kogu see list, ükskõik mis muudatusi ma teen, alati joonistatakse kogu see list. Nii, ja siin ei ole mingisugust virtual DOM-i või asja mängus ja siin on nagu nii väiksed numbrid, et see nüüd ei tohiks küll nagu olla põhjus, et miks mul seda virtual DOM-i on vaja kasutada. No aga võtame natukene, no siin on meil ainult ka 10 itemit, niisugune väike, et võtame sisse näiteks 10 000, nüüd lihtsalt genereeritakse 10 000 itemit. Vajutan load siit. No see võttis nüüd natukene aega juba, et siit reaalselt nüüd 10 000 itemit genereerida võttis siis aega nii mitu sekundit, 1,3 sekundit siis. No 1,3 sekundit on selgelt liiga palju, aga enamasti meil ei ole ka siin 10 000 itemit, et tõenäoliselt kui meil on umbes 100 või midagi siukest, et siis aeg on ikkagi suhteliselt triviaalne. Aga mõningatel juhtudel, et need võib-olla selles listis nii palju meil neid ei ole, aga mis võib olla on, et see võib oluliselt keerulisem olla. Äkki meil on siin mingid ikoonid või asjakesed või et see võib nagu, kui ta oluliselt keerulisem on, siis ta seda aega võib rohkem võtta. Et mõningatel juhtudel see siis suuremate rakenduste puhul võiks siiski mõjuda. No ja kui see load võttis nüüd nii palju aega, siis kui ma siin nüüd mingisuguseid toimetusi teen, näiteks selle, siis nüüd iga toimetus võtab sama palju aega, et nüüd ma tegelen nüüd 10 000 itemiga siin ja siis nüüd iga toimetus täpselt seda tähendab seda sama tööd. No nüüd millegipärast nüüd natukene suuremaks läinud siin, et aga umbes siis noh, see tundus, et tegi kuskil ootamatult hästi ära, aga muidu tundub selle 1,4 peal olema, siis iga muudatus võtab siis 0,4 sekki. No
et vaataks, mida siis, kui ma nüüd Reacti kasutan, mis see siis, mis ajad sealt tulevad. Siin on nüüd üks Reacti rakendus, mis ma siia sisse oluliselt praegu vaatama ei hakka, aga põhimõtteliselt on siin sama skeem, et lastakse joonistada tal see kogu asi valmis ja näiteks see Markastan on siin nüüd näha siin samasugune loogika, nagu meil seal ennem oli. Et ma muudatused teen siit ära ja noh, siis annan Reactile teada, et näed, siin on nüüd minu muudatused. Aga vaatame, mis ta meile näitab. Kui ma selle siit käima panen, siis kõigepealt palju siin mingid tavalised toimetused võtavad nüüd siis. Jälle natukene rohkem küll, aga või noh, praktiliselt sama number ja mingisugust erilist noh, ühesõnaga nii väike number, et niisuguste asjade juhul nagu erilist vahet pole, et kas see on nagu natuke ühele poole või natuke teisele poole. Aga võtame nüüd, laeme sisse selle suurema koguse, siit ütleme jälle load. Siis see esmane laadimine nüüd võttis isegi rohkem aega kui see, mis me käsitsi tegime. Ja see on iseenesest ka üsna loomulik, et ta nii teeb, sest selles mõttes ta pidi ju kahekordselt tööd ära tegema. Ta pidi oma virtual DOM-i joonistama, siis ta pidi ju päris DOM-i joonistama, et kaks tööd, mõlemad osa tööd tuli ära teha, et sellepärast võttis ta nüüd natukene rohkem aega. Aga mis nüüd edasi juhtub, et nüüd, kui ta edasi hakkab muudatusi tegema, siis kui ma selle siit nüüd ära kustutan, siis see on juba siin kuskil 500 peale läinud, võrreldes ennem meil oli 1,3 või 4. Et siis siit me oleme ikkagi olulist võitu saanud. Mis ta siis nüüd tegi? Ta tegi Virtual DOM-is, joonistas, need muudatused tegi sinna virtuaalsesse DOM-i ja siis vaatas lihtsalt, et mis asjad on muutunud ja siis päris DOM-ist tegi ainult minimaalsed muudatused. Ja kogu see operatsioon võttis siin siis nii palju aega, et siis see lehe joonistamine osa oli oluliselt vähem aega võttav toimetus ja need peaks nüüd enam-vähem samasuguse kiirusega kõik toimingud siin olema. Noh, see käis isegi veel kiiremini siin. Vaatame, kas tuleb, jah, et siis on nagu erinev vahe on siin nüüd sellest, et kas sealt midagi ära võeti või sinna mingisugune muud laadi toimetus tehti, et siin on ka siis nüüd ajaline vahe, et see, kui me käsitsi tegime, oli igal puhul täpselt üks asi. Nii et seega siis ajalist ikkagi vahet on, kas me teeme neid asju käsitsi või mitte. No see esmane laadimine on tegelikult meil pigem siis, et siit tuleb natuke miinust isegi, aga siit edaspidi need asjad lähevad paremaks. Vaatame nüüd veel edasi seda Reacti siis. Et nii ebamugav ta nüüd päris ei ole, nagu me neid asju teeksime päris käsitsi. Et siin on niisugune üsna huvitav lähenemine, et mul on võimalik mingisugust kirjutada, nagu esimese hooga paistab, et siin on nagu HTML kirjutatud nüüd siia sisse. Et ja Reactist võib esialgu jääda nagu üsna vale mulje selle kohta, et HTML ja kood täielikult segamini. Aga et seda võiks vaadata natukene teistmoodi, et see päris nii nüüd ei ole, et HTML ja kood täielikult segamini. Et meil on võimalik siis kirjutada näiteks, et see UL tag võrdub nüüd selle asjaga siis. Ja see on nüüd oluliselt lühemalt kirja pandud seesama asi, mis meil ennem oli. Meil ennem oli, tegime käsitsi ka selle UL tagi ja sinna lii ja selle teksti sinna sisse. Nüüd nii on seda oluliselt mugavam nüüd siis kirja panna. Ja mis siin nagu toimub, et see on tegelikult nüüd spetsiaalne keel, mis paistab välja väga nagu HTML. Õigem on ta tegelikult, ta on XML, mitte HTML. Ja vaataks ühte näidet selle kohta.
Babel on niisugune tööriist, mis meil tõlgendab JavaScripti koodi nii-öelda mingiks muuks JavaScripti versiooniks, enamasti varasemaks versiooniks. Et kunagi ei olnud niisugust võtmesõna nagu const ja seal oli ainult var olemas. Uues JavaScriptis on see ja kui ma tahan seda nüüd kasutada ja seda koodi jooksutada nüüd vana brauseri peal kuskil, siis see iseenesest ei tööta, kuna vana brauser ei tea midagi, mis sellest const on. Aga ma saan selle tööriista lasta selle koodi ja siis ta tõlgib mulle selleks vanaks JavaScriptiks selle. Niimoodi, et niisugune tõlkimise tööriist on olemas, mis nagu siis JavaScripti põhjalikult tunneb. Ja muuhulgas, mida see tööriist siis veel teeb, et ta oskab tõlkida ka meil niisuguseid asju, et kui ma hakkan siia kirjutama nüüd täpselt sedasama, võtame, no kopime siit selle lausa siis. Niimoodi. Selle. Siis milleks ta selle tõlkis, on nüüd niisuguseks asjaks. Seesama asi, mis me seal ennem ise käsitsi kirjutasime. Et no selgelt, kumb nendest parem lugeda on ju selgelt seda parem lugeda, kui seda siin. Ja seega, et see asi siin nagu paistab, nagu oleks, noh, siin ei ole päris nagu jutumärke ümber, see ei ole nagu tavaline teksti kokkuliitmine, noh näiteks kui me PHP-s kirjutaksime siia stiilis mingisugune print ja siis oleks jutumärkides see rida siin. No siis see oleks nagu väga halb tava. Aga Reactil on siin nagu teatud niisugused erinevused, et meil siin nagu päris suvaliselt juppidest kokku me seda nii ehitada ei saa. Noh näiteks, nii kui ma selle siit ära võtan, siis annab see mulle kohe selle peale vea, et midagi on nagu katki, et seda stringi siin kontrollitakse, et kas see on üldse korrektne XML. Noh, ja või teeme siit, ütleme, paneme siia vahele näiteks nagu, ütleme, tahaks HTML-i siia kirjutada, PR tag. Jälle antakse meile selle peale viga, midagi on valesti. See peab olema korrektne XML, mitte HTML. Ja XML-is meil ei ole niisugust tag'i lubatud, HTML-is on, aga XML-is me peaksime selle kingi panema. Nii, ja nüüd on meil alles korrektne asi. Et seda React valideerib ka siin, et me päris suvaliselt nagu stringidest kokku liita seda asja nüüd ei saa siin. Nii. Ja veel üks nüanss nüüd, et see on nüüd meil siin brauserisse sisse kirjutatud, siin algab script tag ja siin on nagu see JavaScript. Ja üldiselt ju brauser on see, kes tõlgendab meil seda missugune info, mis seda koodi siin vahel. Aga nagu brauser sellest nüüd küll mitte midagi ei tea. Et seega peaks meil siin mingisugune abiline olema ja siin on näha ka, et selle tekstile on pandud tekst Babel. See Babel on seesama tööriist siin. Et meil on kuskil, peaks olema sisse laetud see Babel ka veel, et kes selle peal nagu eeltöötluse teeb. Et siis kõigepealt see asi tõlgendatakse selleks asjaks ja siis saab brauser selle alles käima panna. Et siin on niisugune lisavaheetapp veel sees. Nii, ja nüüd me hakkame nagu lähemale jõudma sellele view'le. Me päris sinna kanti nüüd ei jõua, aga sinnapoole, et noh, näiteks Views oli ka meil, no seal olid kahekordsed tag'id, et kuhu vahele ma sain mingisugust koodi kirjutada ja siin on ka siis võimalus, et kui mul on siin üks JavaScripti muutuja name ja ma selle siia vahele kirjutan, siis tõepoolest see mulle peaks siit ka nagu tulema. No võtame selle, paneme sinna Babelisse, vaatame, mis mul tuleb siit siis. Niimoodi. Siin on see name ja näha on, et see name pandi siia nüüd. Siin on see defineeritud, siia ta nüüd pandi. Et järelikult see saab siia selleks sisuks tulema. Ja siit veel edasi, kui mis muud toimetused on, nüüd see pool siin on nüüd ehk, kui see on nagu üsna sarnane view'ga,
siis siin on nad nüüd teistsuguse otsuse teinud ja minu arust kehvema otsuse, et siin nüüd see näeb nagu siis väga sihuke koodi moodi ja see kogu see niisugune mallinduse asi kaob siit natuke nüüd ära. Et kui siin oli just, hakkas juba minema sinnapoole, et seda on nagu ilus lugeda, siis siin me nagu enam nii ei ole, et siit on juba nagu oluliselt raskem lugeda, et mis siin täpselt toimub, et võrreldes siis näiteks Vue'ga. Ja see on nüüd niisugune esimene koht, kus juba on võimalik nüüd selle Reactiga nüüd natukene siis valesti asjadest aru saada. Et see on põhimõtteliselt siia vahele ma saan kirjutada siis mis tahes koodi ja vaat see ongi see esimene koht, et mis tahes. Et ma ei tohiks siia kirjutada asju, mis ei ole malliga seotud, et ikkagi tahaks selgelt oma programmis eristada, mis asi on mall ja mis asi on kood. Ja no see antud juhul nagu ta ei näe niisugune välja, aga see ongi nagu nagu põhimõtteliselt Reacti mall niisugune välja näebki, et meil on siin UL tag ja kui ma midagi loopida tahan, siis ongi siin niisugune map ja nii edasi. No siia päris suvalist koodi ma kirjutada ei saa, et ma siia näiteks for each'i ei saa kirjutada, et kui mul on see koodiplokk, siis see koodiplokk peab midagi tagastama. Ja mida ta tagastama peab, no võtame selle koodi siit ja paneme siia samma. Nii, et kui ma siia mõtleks, et ma nüüd siia midagi nüüd veel kirjutaks, näiteks for ja nii edasi, siis siukseid asju ma siia kirjutada ei saa, sest esiteks, et mis siit tuleb, see peaks kuidagi nüüd teisenduma ju tegelikult nüüd nendeks nõudideks. Ja siis ma ise ei saa siin nagu mingit siukest asja teha näiteks, et nagu PHP-s hakkaks siia vahele kirjutama print mingisugune A ja nii edasi, ühesõnaga. No see asi absoluutselt ei tööta, et ma siin päris lollusi teha ikkagi ei saa. Aga suhteliselt palju koodi ma võin siia teoreetiliselt kirjutada, et see rakendus nüüd ette meile ei kirjuta, aga peaasi, et kui ta siit nüüd midagi tagastab. No ja kus ma siis võiks nagu minna hakata veel niimoodi panema, et näed, et siis mul on mingisugune abimeetod get items, kus sees on igavene hulk siis loogikat ja siis ta lõpuks tagastab mulle. Ja võt nüüd ma hakkan juba minema väga siuksesse kohta, et see enam ei ole nagu mallidega eriti midagi pistmist siin. Et mul on üks hulk koodi, mis seda asja siin kokku ehitab. Et see malli mõte on ikkagi see, et kui ma vaatan sinna koodile peale, siis ma näen ikkagi, mul on selge ülevaade, et mis asja sinna joonistatakse. Kui ma siia peale vaatan, no mul ei ole mingit ülevaadet, ma pean minema sinna get itemsi sisse veel vaatama ja nii edasi, mis seal toimetatakse ja kui siin niisugustest tükkidest kokku pandud, siis niisugust koodi on päris kehv lugeda. Sel hetkel, kui seda kirjutada, ei pane nagu tähelegi, aga kui keegi pärast peab sellest aru saama, siis see on hoopis teistsugune teema juba. Või siis tuleb kujundust hakata muutma või midagi sellist. Kui suuremad ümbertegemised on, siis läheb see asi oluliselt keeruliseks. Noh, võtaks selle kohta siis näite ka. Nüüd see sama Reacti põhjal siis tehtud seesama rakendus valmis, React Monolith. Ehk siin on nüüd meil see mall, mis peaks seda kogu rakenduse sisu näitama. Siin on meil siis pandud näiteks see itemid, siin on samamoodi see lugu siis, et meil on siis mingisugused need itemid, seesama loogika, mis meil ennem oli. Need on siin eraldi datana, siin on mingid Reacti spetsiifilised asjad, mida me praegu ei vaata, aga siin siis käiakse üle nende itemite listi, ehk üle selle siin siis, või selle itemite listi, ja siin siis siia tuleb see name, siia tuleb see class name, siis vastavalt selle done'ile, ja siin pannakse mingid callback'id juurde. Ja see peaks siis nüüd seda malli siin kujutama selliselt. Ja siin all on siis kood, mis jälle on siis niimoodi, et mul siin kood enam ei räägi Tommi joonistamisest,
vaid kood räägib siis, et ma ikkagi kõik muudatused teen selles listis siin. React siis ise reageerib nendele muudatustele ja joonistab sellega asja siin nüüd kõik üle. No see on nüüd ütleme, et mitte väga kehv disain, et selles mõttes meil on ikkagi nagu see näeb siin nagu enamus, mingi pildi annab mulle ikkagi ette, et kui ma siia peale vaatan, see pole minu kirjutatud kood, et mis asjad siin on, et näha on, siin on ikka üks UL on ju, siis neid itemeid liisi korrutatakse siin nii palju, kui korrutatakse ja siit algavad järgmised elemendid, siin on meil see, mis asi see on meil siin, sisestuskast ja siin on nupp siis. Et ikkagi nagu mingi malli idee siin nüüd on. Ja kood on ka siis selgelt siin eraldatud, siin on see kood, et enam-vähem okei võib-olla esimapilgul. Aga tegemist on siiski ju väga väikese rakendusega. Kui me räägiksime nüüd päris rakendusest, kus meil on oluliselt rohkem asju, siis selline asi hakkab nüüd käest ära minema ikka. Sellise asja kannataks ehk niimoodi teha, et nagu väga ette pole siin heita, aga kui meil asi on nüüd suurema rakenduse puhul, siis niisugune lähenemine väga hästi ei sobi. Ja mis sellega siis tegema peaks? Views on meil niisugune asi, et kogu näiteks see mall oleks kuskil eraldi klassi failis, HTML mallina. Reactis meil niisugust võimalust üldse ei ole olemas, et seega me peame leidma mingisuguse teistsuguse lahenduse, et kui meil on seda koodi läheb siin nagu paljuks, siis tuleks midagi ette võtta, et kuidas seda nüüd natukene hallatavamaks muuta seda asja. Ja Reactil on teistsugune lähenemine seda, kuidas seda asja teha siis. Ja see põhineb komponentidel. Ja siin on nagu kõigepealt ehk räägiks, mis asi see komponent selline üldse on. Et veebkomponent, selleks on lausa olemas niisugune standard, et kuidas brauseris mingi komponent tähendab siis mingisugune tükk asjast, näiteks nagu see, siis võiks olla üks niisugune komponent, mida ma võiksin saada taaskasutada. Ja mida niisugune asi siis nüüd endas sisaldab selgelt HTML-i, kui ta brauseris on CSS-i tõenäoliselt ja JavaScripti, et ta peab ju midagi tegema ka, kui ma siin nagu valin erinevaid asju. Ja niisuguse asja tegemine oli juba 20 aastat nagu JavaScriptis võimalik ja enamasti on igasugused niisugused vabavaralised asjad kuskilt veebist kättesaadavad olnud, et kasutada mingisuguseid olemasolevaid tükke. Aga näiteks JavaScripti niisugust kalendrit tükki, et ma oleks lihtsalt saanud kuskilt niisuguse kalendri võtta ja enda JavaScripti rakendusse panna, seda väga tükk aega ei olnud. Ja ei olnud üsna põhjendatud põhjusel. Et mis meil siin mureks on see, et mis kujul see siis võiks nagu olla. Et kuidas ma seda oma rakendusse võtan, kui ma veebist kuskilt leian, keegi on selle teinud, kuidas ma saan seda oma rakendusse siis võtta? HTML võiks olla siis äkki lihtsalt copy-paste, et ma oma rakenduse kuskile sisse kopin siis selle HTML-i. JavaScripti puhul ja CSS-i puhul on nüüd asjad natuke teistmoodi. CSS-i puhul eriti on see ju, et CSS oli tükk aega, ei olnud erinevat nimeruumi. Et näiteks kui minu enda rakenduses on defineeritud näiteks, et font näeb välja ühte mingit kindlat moodi. Ja nüüd kui selle tükikese tegija, selle komponendi tegija otsustas, ta määras ju ka fondi kuidagi ära, ta ei kasuta vaikimisi fonti. Siis, et kuidas need asjad nüüd omavahel konflikti ei lähe, siis see oli nagu tükk aega arvestatav mure. JavaScripti puhul samamoodi, JavaScript on ka ühises nimeruumis, aga seal on meil natukene lihtsam, et kuidas seda nimeruumi asju paika saada, et seda oli juba väga ammu ära lahendatud, aga see CSS-i küsimus, see oli üsna pikka aega lahendamata. Ja vaataks ühte niisugust komponenti ka siis. Siin on üks veebkomponendi näide nüüd, mis siin siis on tehtud.
siin on siis üks tavaline minu rakendus nii-öelda, rakendus koosnebki siis ainult põhimõtteliselt pealkirjast ja siis oma rakenduses kasutan ühte komponenti. Nii, ja mis kujul see saab olema, ma saan siis põhimõtteliselt oma tag nii-öelda ja siis sel tagile saan veel ka atribuute anda, siis on mingi sample text, no saan siit määrata mingisuguseid sisu juurde siin. Ja kus see siis nüüd defineeritud on? Ja see on defineeritud nüüd siin failis siis. Ja mis siin failis on, see on siis siin. Ja siin on siis kirjutatud JavaScripti kood, mis joonistab mulle kokku selle asja. Paneme teda kõigepealt käima ka. Mis meil siis tuleb siin? Siin on see meie pealkiri ja siin on see komponent. Nii, ja siin meil see pealkiri siis tuleb ja siin tuleb see komponent ja sel komponendil on natuke pandud siis käitumist ka juurde, et kui ma selle peale klikin, siis see tekst lihtsalt keeratakse teistpidi. Ja siin on üks on sinine ja teine on punane. Vaatame, et siin on nagu kaks CSS, siis on main'ist, siin on määratud see asi siniseks, hash1 tag, komponendil on oma stiilid ja see on punaseks määratud. Ja need asjad nüüd konflikti ei lähe siin, et kohe siis, et kui tänu just nimelt sellele, et see on nüüd brauserisse sisse ehitatud see loogika, mul on kaks stiili, mõlemad kirjutavad sama asja, kasutavad seda hash1, aga need omavahel segadusse ei lähe. Ja see kogu see komponendi joonistamine siis on kirjutatud nüüd siin sees, mis siin on siis sees, et joonistatakse siis see div element, pannakse sinna tekst sisse ja nii edasi, nii edasi. Selle CSS-i on siis pandud, et ta lihtsalt loeks kuskilt sealt failist, see tuleb ka JavaScriptist teha, et ta siit faili loeb sisse ja teeb siukse node'i lihtsalt, mis on meil see link node ja paneb selle ref'iga sisse, siis loetakse see meile, kui see käima läheb, loetakse see CSS sinna juurde. Ja siis nüüd ütlen, et näed, et siukse nimega tag on siis ja panen siis oma selle, mis ma siin just defineerisin. Nii, selliselt saan siis ise neid komponente teha ja see tehnoloogia teeb siis nüüd võimalikuks, et ma tõepoolest saan oma riputada, kui ma teen näiteks kalendri komponendi, keegi teine tahab seda kasutada, kirjutab oma rakendusse lihtsalt, et laetakse see komponent siin ja siis saab seda kalendrit siin selliselt kasutada. No ja kui me brauserist nüüd vaatame reaalselt seda, mis siin siis meile joonistatakse, elementsides, siin on see meie siin on näha, et tõepoolest on see meie komponent on ka siin selliselt välja joonistatud, mitte ei ole siit otse nagu kogu tema sisu joonistatud, vaid reaalselt on siin selles DOM-is olemas ka see meie komponent. Ja võt, kui siit on näha, siin on see shadow root, siis siit näitab, et siit algab nüüd eraldi nimeruum ja selle stylesheet, see kehtib nüüd siis, siin on meil ka stylesheet, mõlemad defineerivad seda sama asja, selle hash1, üks on blue, teine on siin nüüd teistsuguse asjaga, no see on siis, kus meil on see hash1, siin on red ja need omavahel siis konflikti ei lähe. Just nimelt, et see asi on nüüd küllaltki hiljuti tekkinud, et meil niisugune võimalus on teha. Et niisugused asjad on siis need web-komponendid. Ühesõnaga, see komponendi mõte on siis midagi, et ta võimaldab meil pakkida kokku mingisuguse hulga loogikat täiesti iseseisvaks tükikeseks. Ja kui ma siin sellele nüüd viitan, siis annan talle sisse siis parameetrid, mis on vaja ja tema siis joonistab mulle ja seal on veel käitumine ka küljes ja nii edasi. Et ma teen seda oma rakendust nagu seda poolt lihtsamaks. Umbes nagu objektorienteeritud programmeerimises on ka, et ma tahan seda võimalikult palju keerukat ära peita kuskile mingisuguse objektide sisse asju. Ja seega mul see kliendi pool, kes seda objekti kasutab, saab lihtsam olema. Samamoodi siin ka nüüd, siin sees on igavene hulk juttu, aga see näeb nagu niisugune selgem välja. Ja React on ka komponentraamistik ja seal on seesama põhimõte, et kui meil on muidu nüüd siin igavesti nagu keeruline asi ole, kus meil see React monolithini on, siin on nüüd igavene hulk nüüd seda HTML-i siin. Et kui ma selle asjad nüüd tükkideks jagan, sellistelt, et siis mul on siin komponent ja
siin on komponent 2 näiteks ja nii edasi, et siis ta koosneb nagu sellistest tükiketest, siin on mul üldine ülevaade asjadest ja keerukus on ära peidetud siis konkreetsete komponentide sisse. Et kui me oma disaini selliselt teeme, siis me peaksime selle siin oluliselt lühemaks saama, aga samas see loetavus võiks enam-vähem siiski alles jääda või isegi paremaks minna. Et meile tekib mingisugune selge arhitektuur selle Reacti rakenduse sisse. Ja iseenesest nendes kõigis raamistikes on need komponendid olemas. Siin väga palju, siin oleks soovitatav neid väga kasutada, aga üldse ei pea kasutama. Ja siin on need nagu pigem niisugune kõrvalprodukt, et neid saab ilma ka väga hästi teha, aga noh, võib kasutada, aga siin nagu on oluliselt rohkem soovitus neid kasutada, et kuna ilma tuleb üsna kesine. Siin ei saagi ilma. Nii, siis, et siin on nüüd jälle kaks asja. Et me võime seda asja vaadata nagu niimoodi poolikult või siis täielikult. Et üks võimalus on, et mul on mõningad üksikud komponendid, näiteks nagu seesama kalender, millest siin oli näide, siin on minu üldine jutt ja kus mul on mingi korduv kasutatav kood, näiteks seda kalendrit. Ma kirjutan ühe korra, ma tahan seda kasutada kas mitmes rakenduses või mitme erineva lehe peal. Et siis sellepärast on ta komponendiks tehtud, et ta on taaskasutatav. No see on üks asi. Ja selle kohta analoogia võiks siis olla, kui me jälle sellest objektorienteeritud programmeerimisega võrdleme, et siis meil võib ikka olla monoliitne rakendus, Java rakendus, aga tema kasutab näiteks ArrayListi. ArrayList on sellepärast, et ta on taaskasutamiseks, me ei hakka igale poole seda koodi laiali kirjutama. Aga see meie rakenduse arhitektuuri nüüd oluliselt ei muuda. Et see võiks olla sellesama kalendri kasutamisega, et siin meil üldiselt midagi nagu ei tee, aga kui on mingi asi, mis on taaskasutada, siis teeme selle komponendiks. Aga teistpidi, et kui me täielikult nagu võtame selle stiili endale üle, et me kogu oma rakenduse üritame objektideks jagada, siis see on juba hoopis teistsugune disain. Ja samamoodi siin Reactis ka, et asja mõte ei ole, et ma ainult taaskasutamise pärast seda teen, vaid et ma üritan oma rakenduse jagada siis võimalikult palju komponentidest koosnevaks just nimelt, et seda arhitektuuri paremaks muuta, mitte ainult taaskasutatavuse pärast. Ja tihtipeale võib olla, et ma pean rohkem tööd tegema, selle komponendi sinna ümber panema ja seda komponenti ma kasutangi ainult ühe korra. Aga idee on just nimelt, et see rakendus siis talle hakkab mingisugune arhitektuur või disain tekkima ja ta võiks olla lihtsamini hallata. No mis asjad need komponendid siis nüüd on? Siin võiks olla, jagaks siis meie selle to-do rakenduse nüüd komponentideks. No üks komponent on näiteks see itemsid. Noh, tema võiks sisaldada siis, et tal on see itemi kiri siin ja need nupud ka, et see võiks olla, noh, tõenäoliselt need nuppe eraldi komponentideks pole mõtet panna, no mis seal jääb siis õige väike komponent. Et see võiks olla nagu selgelt üks komponent siis. No see list ise siis võiks ka olla äkki komponent, mis joonistab meile need kõik siis valmis. Ja siis on meil see sisestuskast veel. See on siis nagu siis kahest osast koosnev, võtab kokku selle sisestuskasti ja nupu. See võiks siis üks komponent olla. Ja tavaliselt on meil niimoodi, et meil kogu rakendus ise on ka üks komponent. No ja selgelt on siin nüüd näha, et tõenäoliselt see komponent ei ole meil ülearu taaskasutatav. No kuhu mujale me selle ikka paneme täpselt samasuguse. No võib nagu juhtuda, et meil läheb nagu kaks niisugust listi vaja, aga üsna reaalne, et täpselt samasugust asja, samasugust rida kuskil mujal vaja ei lähe, et just nimelt sellised nupud siin on ja nii edasi. No me võiks teha mingi peenema, et neid nuppe on võimalik kuidagi juhtida, mis nuppe ta siin näitab ja nii edasi, aga see asja point ei ole teha tingimata ainult taaskasutuse pärast seda.
Ja no kogu see rakenduse komponent loomulikult seda taaskasutamist tõenäoliselt ei saa kuskil olema. Ja siit tekivad nüüd meil mõned esimesed niisugused küsimused. Et kui siin, see võiks üsna intuitiivne olla, et kui keegi midagi ei seletaks, kuidas neid asju komponentidest jagaks, siis võiks ise täpselt samasugusele tulemusele jõuda, et siin võib-olla väga ei ole midagi, et uut tarkust nagu, et keegi teine peaks ütlema, kuidas neid asju teha. Aga vaat siin, et mismoodi need komponendid nüüd omavahel seotud on ja mismoodi nad suhtlevad ja mis hulk koodi kuhu komponendi sisse läheb, vaat see ei pruugi enam üldse nii intuitiivne olla. Et kui meil on siis ütleme niisugune monoliitne rakendus, nagu siin on, siin on kõik ühe failis koos ja kõik saavad kõikidele asjadele ligi. Et noh, kui ma siit näiteks viitan selle task'i peale, see on siin samas failis olemas ja noh, saab ligi. Ja kõik asjad on siin ühes kohas kättesaadavad, mul ei olegi üldse nagu mingisugust muret, ei teki selle kohta, et kus midagi paigutada või kus keegi, kuhu kood panna, kõik läheb ühte samma faili ja kus kellelegi ligi saab, kõik saavad kõigile ligi, ka mingisugust muret ei ole. Aga siin, kui me jagasime selle asja nüüd komponentideks, siin on juba esimene asi. Siin on see nupp, see on ju selgelt selle komponendi peal. Või siin on see nupp, mis peaks uue asja lisama. Kas see komponent on siis nüüd, sisaldab nüüd seda koodi, mis reaalselt teeb sinna tagarakendusse päringu ja selle itemi sinna ära lisab või? Ja nii edasi, siin samamoodi. Kas see komponent teeb need päringud või? Kus ma need koodi osad nüüd panen? Ja vaat see, siin on nüüd natukene mõtlemist. Ja sama idee on meil selle jälle objektorienteeritud rakenduse puhul. Et kui meil on jagame üksikuteks objektidest, siis hakkavad tekkima meile niisugused et kuhu ma selle koodi nüüd panen ja kuidas ta sellele mingisugusele koodijupile ligi saab. Et kui kaks objekti peavad sama mingit koodi taaskasutama, siis kuidas nad seda saavad teha? No ja see, kui me räägime objektorienteeritud programmeerimisest, siis see on nüüd päris keeruline loogika. Noh, selle kohta näiteks üks näide. Et siukene, ma usun, et võib-olla sellest raamatust olete kuulnud, Clean Code, see on kirjutatud Robert C. Martini poolt. Siis see peaks hästi tuntud raamat olema ja miks see ei ole antud juhul siin oluline, selle ma panin lihtsalt siia, et see on see sama tuntud mees, kes on kirjutanud selle raamatu. Ja vaat see raamat, nüüd pealkiri on Clean Architecture ja see raamat räägib praktiliselt ainult sellest, kuidas erinevate komponentide ja objektide ja pakettide vahelisi seoseid luua ja hallata ja mida silmas pidada. Ja sellest tema nimetab siis, et see ongi kogu arhitektuur. Noh, et see seosed ja need on keeruline teema, et need nüüd nii väga iseenesest ei tule. Mina arvan, et arhitektuur on natukene laiem, mitte ainult see, aga noh, tõenäoliselt tema on pädevam asjadest arvama, aga noh, üldiselt nii kitsalt ma ei ole näinud, et arhitektuuri defineeritakse. Aga ühesõnaga kindlasti väga oluline osa. Nii, aga õnneks meil siin on oluliselt lihtsamad mängureeglid, et kui siin sai nüüd terve raamatu nendest asjadest kirjutada, siis siin on meil lihtsamad need reeglid ja siin siis ma räägiksin ära, kuidas see umbes idee võiks olla meil. Et siin on meil on põhimõtteliselt, mis me siis peame tegema. Komponentideks jagasime ju asjad ära, siin on need samad komponendid joonistatud, siis see kujutab meil seda itemi komponenti, item list, see on sisestuskast oli ja siin on siis meie kogu app. Siis esiteks, mis meil on üks oluline asi, mida me tahame oma rakenduses teha, me tahame eristada selgelt koodi ja mallid, vaate ja rakenduse äriloogika. Ja selle rakenduse äriloogika käib siin üks suur hulk koodi jaoks ja see võiks olla
võimalikult palju asju, mis ei ole konkreetse vaatega seotud, võiks olla siin. Ja siin sees võiks just olla kõik see osa, kuidas käib tagarakenduse poole pöördumine. Et üksikud komponendid ei peaks küll sellest midagi teadma, see on selgelt keskne osa. Et kui ma siin tahan mingeid muudatusi teha, siis ma ometi ei lähe mingite üksikute komponentide sisse ja otsima seda koodi, et kus see nüüd täpselt käib. See võiks ikka ükskõik asi selgelt koos olla. Ja siis mul on rakendusega seotud mingisugune hulk olekut nüüd siin. Ja mis on nüüd terve rakendusega seotud. Kindlasti on näiteks, et mis keel mul on parasjagu valitud või igavene hulk asju, mis mul on terve rakendusega seotud. Siin ma ei saa seda loogikat panna kuidagi eraldi komponentidesse. Aga mingisugune osa kood, no kas või neid item listi puhul, mis see item list tegi, ta tegi ühe selle tsükli ja joonistas neid itemeid. No see kood on ju selgelt ikkagi selle konkreetse DOM-i joonistamisega seotud, see võiks selgelt siin olla. Seda koodi ma ei tahaks küll siin hoida, et see peaks siin selges komponendis olema. Aga siia muud siis nagu ei ole nagu panna. Selles itemis, no mis siin nagu kuigi palju nagu ei ole esimese hooga koodi. Et ainuke asi, et ta peaks nagu selgeks tegema, et selle nupu peale vajutati, aga seda koodi, et mis siis päriselt toimub, ma siia sisse küll panna ei tahaks. Ma tahaks, see kood oleks siin, aga ma saaks kuidagi viidata siit itemist siin olevale funktsionaalsusele. No seda kohe vaatame, kuidas see käib. No ja mõningatel juhtudel, no siin on ka koodi, et kui ma nupu peale vajutan, mis siis nüüd juhtub, pluss aga siin oleks nagu natuke state'i ka, et kogu selle kasti sisu tegelikult võiks olla siin tal lokaalne. Et mõningad tegelased ja üsna pädevad tegelased teevad asju niimoodi, et siin nendes asjades praktiliselt kuskil state'i ei ole või olekut ja kõike hoitakse siin rakenduses sellise. Minu arust, minu nägemus on selline, et kui midagi on võimalik varjata, siis oleks seda mõttekas varjata. Noh, nagu objektorienteeritud programmeerimises. Et vaikimisi me teeme asjad ikkagi private'iks ja kui on vaja, siis paneme sinna mingi muu muudatused juurde. No ja ühe nüüd konkreetse näite tooks ka, et kus minu arust räägib ikka väga selle kasuks, et tal on mingisugune oma state ka olemas. Noh, võtame nüüd näiteks sellise. See oleks meil üks komponent, mida me saame siis taaskasutada ja mis on siis nii-öelda selle värvi valimiseks kuskil meie rakenduses saab midagi toimetada sellega. Mis on selle state? Tal on siin nagu põhimõtteliselt mõningad asjad. No tõenäoliselt tal on mingi sisend state, et mis tal see, kui ma selle esimest korda lahti teen, mis tal on see vaike väärtus, ühesõnaga antud juhul siis see värv siin, see siin siis. Nii, see tõenäoliselt loetakse vaikimisi siia sisse, see on sisendväärtus. Kui ma nüüd vajutan siit OK, siis on väljundväärtus läheb välja tõenäoliselt see, mis värvi ma siit nüüd valisin. Ja need on sisse-välja state'id. Aga selle rakendusega on seotud nüüd selgelt ka selle komponendi spetsiifilist asja. Näiteks selle rõnga koordinaadid, kuhu peale ta täpselt siin joonistada tuleb. Ja need RGB väärtused. Neid ei peaks ju küll ometigi kuskil väljaspool näha olema. Ja mina ei arva küll, et neid oleks mõttekas siia state'i panna. Kas või, et seda peaks üsna loogiline olema, et see on selle komponendi täielik siseasi, mis välju ta hoiab või mingeid asju. Kui ma nüüd mingil hetkel otsustan selle komponendi ringi teha ja ta enam ei näita neid asju siin või näitab mingil muul kujul, siis see state ei peaks jumala eest selle peale ju muutma, kui talle sisend ja väljund ei muutu. Et seega minu nägemus on, et kui võimalik, peaks see state olema siin, mis on just nimelt selle konkreetse komponendiga seotud ja siin on siis kogu rakenduse ülene siis olek. Näiteks nüüd siis, siin on nüüd siis, kuidas me teeksime selle Reacti rakenduse komponentide peale ringi. No esimene komponent on meil see app ise siis, ehk see peamine komponent. Siin on siis nüüd
mingisugune see peamine asi, kus on meil siis peamine, see näeb nüüd üsna malli moodi välja küll nüüd. Et millest meie rakendus siis koosneb. On üks div siin sees, siis on pealkiri, item list ja see input. No ja need asjad on siis siin nüüd rohkem ei ole ja siin on siis ka see kogu asja loogika, siis see kood on, kõik need üldised loogikad on nüüd siin sees siis. No see kood on jagatud nüüd siis veel siin veel eraldi, meil on siin üks DAO sisse toodud, kes back-endiga ka suhtleb. Ja siis siin on siis need, et mis ta siis siin teeb, näiteks add item, lihtsalt pöördub back-endi poole ja kutsub uuesti seda init meetodit välja ehk joonistab siis, mis see init teeb, on siis see, et kus meil see init on. Init lihtsalt küsib back-endist uued itemid ja näitab ja siis ütleb Reactile, siis annab need ette, et ta uuesti asja joonistab. Ja selles konkreetses näites see backend on lihtsalt simuleeritud, et kui ma sinna DAO-sse lähen vaatama, see DAO on meil siin, et siis siin tegelikult kuskile backendi poole me ei pöördutagi, vaid lihtsalt tehakse neid asju mälus siin, aga noh, ma saaksin selle lihtsalt vahetada välja siis päris backendi poole, mis selle ajaksiga teeb ja selle kohta on näide teil ka siin olemas, et siin on meil üks ajaksipõhine DAO ka olemas, et sama rakenduse puhul, aga kes siis päriselt pöördub kuskile backendi poole ja siin on siis mingisugune abiklass selleks tehtud, et seega siin lihtsasti saaks selle asja välja vahetada. Nii, et ja need on jagatud siis erinevateks tükikesteks, no kui me näiteks seda inputit vaatame, siis siin on nüüd see inputi kood siia sisse pandud ja siin on vist natukene palju nüüd. Ei olegi, see on põhimõtteliselt, jah, seda ma tahtsingi siit, et sellest harjutustunnid osas on peatud neid asju ise tegema, aga siin on siis juba teile ette näidatud üht-teist. Ja praegu, mis ma siis näidata tahaksin, et kuidas nüüd näiteks selle item input'ile, et see on nagu eraldiseisev komponent nüüd, kuidas, kui ma vajutan selle nupu peale, siis no paneme käima ka selle asja siis meil siin. Noh, käima panemisest me peaks ka siis natuke rääkima, et mis siin üldse toimub, et siin on terve hulk, siin on need komponendid eraldi failides meil ja siin on see indeks, kus pealt see kogu see asi käima läheks. Ja siin on nüüd üsna palju siin indeksis mingisuguseid raamistikke kasutatud. Esiteks on React ja veel on mingisugune üks asi nagu System.js. Mis see siis teeb? Et põhimõtteliselt brauser ei oska sellist asja, et meil on siin kuskil laetakse sisse mingisuguneid väliseid faile. Brauseris ei ole niisugust funktsionaalsust võimalik, et ta neid väliseid faile sisse laeb. Ja selleks on meil eraldi raamistik siia sisse loetud, mis seda asja siis nüüd reaalselt teeb. Et kui läheb käima, siis sellest saab kõik alguse. Siin loetakse see raamistik sisse, siin on selle raamistikuga üht-teist konfi määratud, et kus näiteks React asub ja veel siis Babeli plugin, kes seda asja meil nüüd tõlgib. Kõik see loogika siis nüüd ja siis pöördume meie selle indeksi poole. Ja see indeks on siin, kust meie rakendus siis pihta hakkab, et renderda to do up component. Ja pane see sinna dokument siia ID-ga root asemele ja ID-ga root asi on siin, et siia asemele sisse pannakse, siia tuleb meile see kogu Reacti rakendus nüüd. Niimoodi. Ja kui paneme selle siis nüüd käima, siis meile see to application siia ette kirjutati ja see, kui ma nüüd siin refreshin, ta võtab ikkagi niimoodi arvestatavalt on näha, et siin on viide sees. Ja juba siukse triviaalse Hello World rakenduse puhul põhimõtteliselt. Et siin pärast vaatame veel üle, et
sellisel kujul me üldiselt nagu toodangusse midagi nagu päris teha ei saa, et siin on nüüd väga palju loogikat, mis kõik peab toimima. Et kõik need failid tuleb ükshaaval sisse laadida. Kõik tuleb lästida sellest tõlkijast, sellest Babeli tööriistast läbi ja siis saab alles selle koodi nüüd käima panna. Et siin nüüd toimub üsna palju asju nagu lisaks sellele Reactile veel. Et kuidas seda nagu nii-öelda toodangu jaoks ette valmistada, sellest natuke hiljem siis. Nii, aga nüüd paneks selle rakenduse, kus ta meil on siin siis ühesõnaga käima, vaatame siis ka ma to-do appi lähen, kirjutan siia midagi muud. Vaatame, kas siis reageerib ka sellele. Reageeris küll, tundub, et toimib. Nii. Okei, ma panin üldse vale asja käima praegu. See meie to-do rakendus on siin, et siin on täpselt samasugune ülesehitus, et sellest, mis ma just rääkisin, siin mingit erinevust ei ole. Aga kui ma selle nüüd panen siis käima, siin on meil meie see to-do API komponent, mida me siin just vaatasime. Ja panen siit indeksi pealt siis käima selle, siis ta meile siia ette joonistatakse. Kui ma siin saan nüüd mingeid muudatusi teha, kui ma siin to-do komponendis näiteks selle pealkirja ära muudan, siis see peaks nüüd siin ära muutuma, aga kui ma siin midagi toimetan, siis see kood meil siin veel mitte midagi ei tee. Ja need nupukesed ka midagi ei tee. Tehtud on siis nii palju ära, et joonistatakse need nupud siia valmis ja kõik see pool, joonistatakse iga itemi kohta need asjad siit, no paneme ühe itemi juurde kohe, vaatame, mis siis juhtub taosse siit. Paneme 4. ka veel juurde, et kas joonistatakse siis 4. ka siia veel. Tõepoolest, see komponent saab siis nüüd sellega hakkama. Aga mis selle näite praegu mõte on siis see, et kuidas me nüüd selle komponentide vahelise suhtluse teeme. Et see on nagu iseenesest ehk loogiline. Siin on see komponent. Vaatame siia sisse, mis ta teeb. Teeb siis item komponente iga itemi jaoks ühe. Item komponendi sisse vaatame. Siin siis põhimõtteliselt näidatakse seda itemit teksti siin. Noh, selle muutuja kaudu siit me saame talle sisendväärtusi anda. Kui meil on siin niisugune attribuut item, siis siit propertite kaudu ta meile jõuab, siis propertitel on siin üks niisugune omakorda väärtus item ja siit me saame selle itemi teksti küsida. Ehk see läheb kokku siis sellega siin. Nii. Ja nüüd tahaks siis esimese asja panna tööle meil, kus meil on selle siis. Siin on siis olemas nupud joonistatud, kastile on viide, see on nüüd Reacti spetsiifiline asi, et kuidas ma need 2 kasti, et sellele nupule toimuv asi nüüd peaks siis käima minema, et see, kui ma selle nupu peale vajutan, siis see nupu peale vajutav kood tahaks saada selle inputi väärtusele ligi. Ja siis ma selliselt, et ma saan defineerida niisuguse reference objekti, kellele ma siin viitan ja pärast siis nupu kood saab ka selle reference objekti pealt reaalselt väärtuse lugeda. Ja mis praegu käima läheb siin, kui ma nupu peale vajutan, läheb see meetod käima ja siin kutsutakse mingit callback'i, aga seda callback'i pole määratud. Siin on see, et propertitega ma ütlen mingisugune send callback, aga ma niisugust propertit pole talle andnudki. No vaatame kohe, mis ta ütleb mulle siin. Nii, kui ma seda nuppu siia nüüd vajutan, siis öeldakse callback is not a function ja mis läheb käima see kood, antakse mingisugused asjad siit kaasa ja see callback on defineerimata. Ja mis ma tahaksin anda kaasa, ma tahaksin anda selle koodi siis funktsioonina ette, mis reaalselt selle backendi poole pöörduks. No, teeme siis seda. Selle asja nimi on send callback ja siin ma siis saangi öelda
atribuut on send callback ja mis ta siis nüüd võrdub. Peaks olema tema siis niisugune anonüümne funktsioon, mis teeks täpselt seda, mida ta mul tegema peab. Ta peaks võtma sisse, mul muud midagi ei olegi, ta teeb ise kõik toimetused ära, et ta põhimõtteliselt kutsub välja seda funktsiooni, andes talle sisse selle kasti kirjutatud väärtuse. Järelikult mul oleks vaja kirjutada niisugune funktsioon, mis võtab ühe argumendi sisse, ehk selle siit, ja pöördub sellega backend'i poole. No ja siis võtamegi, kirjutame siia lambdana tekst võrdub ja mis see reaalne asi on, kus meil see funktsioon ise on siin, add item. Tekst. Niimoodi siis. Ehk saadan parameetriga edasi sellise lambda ja siin see lambda saadetakse edasi sellele, siin on siis, ma võiksin otse selle lambda käima panna, aga ma tahan siin kahte toimetust teha, ma tahan lihtsalt selle välja pärast puhtaks ka teha veel, sellepärast on siin mul eraldi abifunktsioon tehtud, siit läheb see lambda nüüd siia, siin pannakse seda käima, andes sisse see argument. Noh, ja nüüd võiks see asi meil siis nagu toimida, et kui ma siia nüüd midagi kirjutan, siis ta tõepoolest siia nüüd tekkis. Okei, selle asjaga saime nüüd paika, mis me oleme siis saavutanud, et see on eraldi komponent, aga see komponent eraldi ei tea, kuidas backendiga suhelda. Tema ainukene tegevus on joonistada see asi ja et kui selle nupu peale vajutada, siis panna käima mingisugune funktsioon, andes selle sisu argumendina sisse. Ja selle funktsiooni ma saan kuskil täiesti eraldi defineerida. See ei ole selle komponendi sisse kirjutatud. Olen siis nii kaugele praegu jõudnud. No ja nüüd tahaks need asjad ka siin veel siis tööle panna. Mis ma nendega siis teen? Jälle peaksin edasi saatma siis põhimõtteliselt sellele itemi komponendile selle loogika, et mis siis juhtub, kui ma selle kustutamise peale vajutan. Ja võt siin mul nüüd selle itemile otseselt ligipääsu ei ole, mul on see item list. Et siin ma pean nüüd natukene nagu nii-öelda mul on siin üks vahendaja, ega mul siin muud midagi teha polegi. Kirjutame siis, ütleme delete callback võrdub ja mis ta võrdub siis. Seekord põhimõtteliselt sama asi, mis mul siingi on. Seega põhimõtteliselt seekord ma alustan sellest, et mida ma siis kustutada tahan. Anonüümne funktsioon sisendväärtuseks on id, this delete item ja siis id läheb siit sisse. Nii, nüüd selle delete callback, see saadetakse item listile, aga item list, tema ise sellega nagu midagi teha ei oska, mida ta ikka teeb, ta saadaks selle lihtsalt edasi siit. Me paneme siin delete callback selle sama asja ja siit tuleb nüüd props ja delete callback, ehk selle väärtuse tema ainult delegeerib selle nüüd itemitesse edasi. Ja mis see itemid nüüd sellega teevad, siis nema hakkab seda nüüd reaalselt kasutama ka. Siin sellele paneme siis peale selle. See oli teine. Siin. Nii, ja meil siin tuleb sisse nüüd siis on klikk, see callback tuleb siit sisse selle propsi kaudu, props delete callback, ja seda peaks nüüd välja kutsuma siis, mis see reaalne ID oli, props item ID. Sedasi ja see peab ka olema siis põhimõtteliselt anonüümne funktsioon siis omakorda veel.
niimoodi, et onClick on anonüümne funktsioon, kui läheb siis kui see käivitatakse, nupu peale vajutatakse, siis kutsutakse seda callback'i välja, andes sisse selle konkreetse itemi ID, kes meil parasjagu siin oli. No ja vaatame, kas ta siis nüüd teeb meil ka midagi. Nii, tundub, et hakkas tööle küll. Nüüd sellega põhimõtteliselt see Markastan peaks üsna samamoodi olema, et seda ma praegu näitama ei hakka. Sellega saate vabalt ise hakkama, selle põhjal, mis juba näidatud oli. Aga nüüd räägiks nüüd reaalselt ka, et meil see asi nüüd on üsna niisugune aeglasevõitu, et kui ma seda siin nüüd refreshin, siis noh, see on veel küllaltki väike, kui meil see natukenegi suuremaks hakkab minema, no kui me siit alt kas või vaatame, et mis siin nagu network'is toimub nüüd, on meil siin nagu niisugune hulk asju laetakse sisse nüüd. Et kui meil see rakendus on nagu päris rakendus, siis meil praegu on siin nagu niisugune hulk neid asju, et on meil siin nagu 5 tükki, aga päris suure rakenduse puhul meil on neil siin 500 või rohkem, et siis läheb see meil õige aeglaseks. Ja mis meil siis, et kui me tahaks seda nüüd päriselt kuskil siis nüüd kasutada, siis see kogu see loogika, mis meil oli, tehti siin nüüd käigu pealt laadimisel need transleerimised ja asjad, see meil eriti hästi nüüd ei toimi. Ja mis siis selleks lisaks meil on 2 asju vaja, et see tõlkida see JSX on see ja selle Reacti nende mallide keel siis ja siis on meil 2 asja, et see tõlkimine võiks juba varem ära olla tehtud, mitte siis, kui see programm käima läheb. Ja lisaks paketeerimine ka. Et meil ei loeta mitte, et kui rakendus käima läheb, ei ole palju faile, vaid on üks optimeeritud fail, mis loetakse sisse ja kõik on seal juba olemas, et ei ole vaja eraldi failidest neid asju kokku lugeda. No ja et no siis ma panen selle endal kõigepealt käima ja teen selle paketi valmis endale ja siis saan selle üles riputada. No siis sellega on nagu järgmine asi, et siis läheb see arendus jälle ebamugavaks, et praegu on niimoodi, et nii kui ma siin midagi muudan, siis põhimõtteliselt iga kord, kui ma refreshin, loetakse kõik uuesti ja on kohe siin kõik olemas. Aga siis, kui ma seda tööriista, need toimingud nagu siin kuskil paneks eraldi mingi tööriistad, siis ma peaksin iga kord neid käivitama nüüd. No siis on veel olemas mingisuguseid vahendeid, mis teevad meil seda siis automaatselt kohe, et nii kui ma koodi midagi muudan, siis tehakse see transleerimine ära ja paketeerimine ja veel sellisel targal viisil ka, et neid faile, mida ma muutnud ei ole, neid asju ei hakata ümber arvutama, et siis kasutatakse see vana asi ära, see on see hot swap siis, et arenduse jaoks veel seda nagu mugavamaks teha. Ja nüüd on igavene hulk neid erinevaid asju. Et JavaScripti arendusel neid tööriistu on jube kohutavalt palju. Ja mingil hetkel pidi need kõik ise seadistama, mis oli hästi suur tegevus, et Hello World JavaScripti rakendusena teha oli ikka tõsine ettevõtmine. Et oluliselt hullem kui näiteks Javas. Ja siis kaasajal on need asjad oluliselt lihtsamaks läinud ja meil on olemas siis, noh, see on see paketeerimise kohta ja siis siin on üks nüüd asi nüüd. Et kui meil on Node installitud, siis sealt tuleb kaasa nagu niisugune programm nagu npx, Node package execute ja siin on see paketi nimi siis. Et see on siis paketi haldaja, mis põhimõtteliselt laeks alla meil neid pakette, kui ma oma rakenduses kasutada tahan, aga sellest on lisaversioon siis, et ta kohe selle käima ka paneb. Ja see põhimõtteliselt mis ta teeb, siis laeb meile JavaScripti projekti, kus on need kõik asjad juba seadistatud. No ja proovime selle ära siis, et kui teil Node on installitud, siis see käsk teile sinna ilmub. Nii, panen selle siis käima siin kuskil siia tühja kataloogi. Nii, ja kirjutame demo selle nimeks. Et
et see võtab nüüd üsna arvestatava aja, et ta laeb siin alla mingisugune igavene hulk asju, mingisugune paarisaja mega jagu JavaScripti tööriistasi ja malle, et ma nüüd pausin korra. Nüüd on mõni minut möödas ja ta on meile siis genereerinud selle koodi, siis meie nii-öelda vaikimise projekti. Vaatame, mis ta genereeris meile. Siin see kataloog on. See on nüüd 155 megas suur ja siin enamus sellest moodustab siis moodulid. See rakendus ise on, siin on ta ühe näite meile ka genereerinud. Öeldakse, kuidas see käima läheb, siis ütleme, läheme sinna kataloogi sisse, cd demo, nagu ta siin ütleb, ja npm start. Nii, mis ta see? Pani käima ühe serveri pordi peale 3000 ja siin on see rakendus nüüd siis välja kuvatud ja siit ta selle meile siis nagu välja joonistas nüüd, et siin on siis nagu see hot swap ja kõik need asjad on meil ilusti töös. Aga kui meil on nüüd see rakendus juba olemas, me siis saame lasta tal, et me nagu eesmärk oli see, et me tahtsime selle oma rakenduse saada nüüd siis selle optimeeritud kujule. Et mis ma selleks siis teen? Siis ma saan kustutada ära selle tema rakenduse siit ja kopin enda rakenduse asemele. Võtan siit siis selle ja siia ta pastin. Siis seda indeksit ma siit ei kasuta sellisel kujul ja seda ma ka ei kasuta siit ja stiile tegelikult ka mitte. Et need stiilid peaksin ma seal HTML-is siiski määrama. Nii, ja siin ta peaks mul selle rakenduse siis nüüd ära pakendama. No vaatame esialgu, kas ta selle käima paneb ka nüüd, et kui ma selle serveri uuesti käima panen, kas siis meie rakendust ka näidatakse. No peaaegu, et meil on siin nüüd see bootstrap, mis seal HTML-is oli puudu ja see CSS on puudu. Et isegi nuppe pole, aga iseenesest meil see käitumine siin nüüd nagu töötab, et kui ma siia midagi lisan, siis see osa siin töötab. Aga lihtsalt see bootstrapi pool on siit praegu nüüd puudu. Aga kuidas ma selle siis nüüd siit nagu saan siis nagu niukses nii-öelda kompileeritud kujule, siis ma saan öelda siit selle npm build, run build. Mis siis peaks nüüd kõik selle tegemise? Et production build ja nüüd ta ütles, et ta nüüd sinna kohta siis tegi. Build ja static ja nii edasi. No, vaatame, kus ta tegi siis. Build ja static. Siin on nüüd reaalselt see optimeeritud kood siis. No kui me siit nüüd paneme selle indeksi käima. Okei, meil see indeks niisama ei käi, tal on vaja, et ta serveris käiks. No paneme siit siis... veel ühe serveri siit nüüd käima ja läks meil 80-80 pordi peale nüüd seesama asi siit. Siis nüüd on seesama asi nüüd optimeeritud kujul, nagu siia peaksime, no tõstame siia siis juurde selle indeksi sisse meil selle, noh siia on natukene keeruline seda nüüd tõsta, kus me siin nagu õige koha üles leiame. Nii. Noh, siia peaks saama. Meie indeksist on vaja tõsta need asjad siis. Okei. No, meie enda stiil on veel tõstmata, aga see nüüd peaks enamus asjad nüüd siis korras olema. Nii, ja võt see on nüüd kiire. Et selles mõttes, et see on nüüd selle optimeeritud kujul ja siin enam ei ole mingit järeltöötlust vaja teha. Ja selliselt oleme siis selle enda rakenduse nüüd selle Reacti nii-öelda
Create React API selle projekti abil siis nüüd ära suutnud teisendada. No teine võimalus oleks olnud alustada lihtsalt otse sellest, et sellest API-st oleks alustanud ja oleks ise seal sees teinud, aga noh, siis näide nüüd sellisest pidi, et kui meil oli see muul viisil tehtud, kuidas ma saan seda tööriista kasutada, et meil see optimeerimine meie eest ära teha siis nüüd. Ja sellega on nüüd siis peamiselt ühel pool see asi, et harjutustunni raames saate siis läbi proovida need asjad, mis siin olid näidatud, pluss on siis natuke konkreetsem ülesanne ka seal, kuidas meil on back-end olemas ka siin, on olemas siin siis üks Springi back-end ja siis seesama to-do rakendus selle back-endi vastu tööle panna. Nii, veel, mis on siis nüüd, see on meil viimane loeng. Homme teen valmis kaitsmiste nimekirja, siis te teate, millal te peaksite kaitsma tulema. Kõiki tõenäoliselt kuulata ei jõua, et keda ma nimepidi tean, neid jätan välja ja mõned siis nii-öelda loosiga. Et tõenäoliselt siis selle järgi arvestades, et kes on võimalikult õigeks ajaks oma asju ära teinud, siis tõenäoliselt seda vabastan pigem parema meelega kui seda, kes on asjadega viivitanud. Eksamist nii palju, et ma täpselt kirjeldust praegu ei saa veel anda, kuna ma ei tea seda, aga et ma saan anda teile nii palju, missugused teemad siia sisse tulevad. Kõiki teemasid ei tule. Eksam saab olema siis arvutis ja on mingisugune lihtne, noh, kui me võtame näiteks Spring MVC, siis eksam saab olema küllaltki lühike, seal saab olema näiteks mitu ülesannet ja üks nendest on Spring MVC, siis tervet mingit rakendust teha ei jõua. Ja et kindlasti ei pane ma teile sihukest asja, mida te saate oma projektist lihtsalt copy-paste võtta, vaid seal saab olema midagi sellist, mis on oluliselt lihtsam isegi sellest, mida me siin harjutustunnis oleme teinud. Aga mis on midagi sellist, mille kohta teil otseselt näidet ei ole võtta. Kui te olete aru saanud, kuidas see raamistik töötab, kuidas seal mingi loogika käib, siis te oskate selle asja tuletada, aga kui te seda olete siiamaani ainult nagu copy-paste nendest asjadest teinud ja sisusse väga süvenenud ei ole, no siis tõenäoliselt seda ka selle piisava aja jooksul lahendada ei oska. Et seega pigem just asjadest arusaamist üritan nende asjadega siin kontrollida. Aga konkreetsem kirjelduse saadan siis mingi eraldi kirjana või siis videona, oleneb sellest, et kui keeruline see asi saab olema. Et siin on veel lahtine, mis vormiski see eksam meil saab täpselt olema, arvestades meie viiruse olukorda praegu.